Tere! Te vaatate saadet Luik grillib ja minu tänaseks stuudiokülaliseks ehk grillitavaks on keskkonnaminister Siim Kiisler. Tere päevast! Tere päevast! Sul on ka pikk nimi, Siim Valmar või Siim, kumbat pidi sa ise eelistad, sind kutsutakse tavaliselt? No inimestel on lihtsalt öelda Siim, aga jah, ametlik nimi on Siim Valmar. Ilma sidekriipsuta. Valimistele lähed ilma sidekriipsuta kahe nimaga. Lisaks keskkonnaministri ametile, mida sa oled nüüd veidi üle aasta pidanud juba, valiti sind ka ühe tähtsa ÜRO organisatsiooni eesistujaks. Mis roll see täpselt on ja mis seal tegema peab? Ja, et ÜRO-l on 2 suurt assambleed, kus on siis kõik liikmesriigid esindatud, et sellist seda suurt assambleed, peaassambleed, sellest räägitakse tihti. Aga viimasel ajal ka üha tihedamini keskkonnaassambleest, kus on siis samamoodi kõik ÜRO liikmesriigid on selle liikmed ja seal siis ka valitakse iga kord, kui see suur kvoorum koguneb 193 riiki, siis valitakse ka uus president, nagu seal nimetatakse ja siis kui ta nüüd toimus viimati möödunud aasta novembris, siis valiti Eesti minister ja tegelikult isegi nimeliselt, et see on väga suur au, aga loomulikult see ei ole ta käib ministri ametiga ikka kaasas. Ta ei ole mitte mingi minu isiklik teene, vaid loomulikult näitab see seda, et meie keskkonnaametnikud, Eesti inimesed näitasid ennast väga heast küljest ja suutsid seal, me olime sel ajal Euroopa Liidu eesistujad ja meie inimesed lahendasid seal erinevaid erimeelsusi, väljendasid Euroopa Liidu seisukohta, esindasid Euroopa Liitu ja eks see kõik hakkas silma, nii et lõpptulemusel öeldi, et kuule Eesti, et te võiksite presideerida see järgmine 1,5 aastat kogu seda suurt kogu. Kui suur see töömaht on või kui palju peab reaalselt sellega siis tegelema? Palju ministri ametis ei ole ju aega kunagi liiga palju. No ma ei oska isegi niimoodi tunnides öelda, aga ta ikka võtab mingi aja ära, et meil on väga huvitavad formaadid, et sellel suurel assambleel on siis büroo 10-liikmeline, mis vahepeal koguneb, kuhu kuulub näiteks Soome keskkonnaminister nii-öelda asepresidendina või samas ka Lõuna-Aafrika Vabariigi keskkonnaminister, esindaja Bangladeshist, Brasiiliast ja nii edasi, Iraanist. Ja siis vahepeal on meil füüsilisi kokkusaamisi on meil vähem, aga kus me siis arutame, mis on järgmised teemad, kuidas on järel ka eelmise korra suhtes, mida me ette võtame, järeltegevused ja kuidas me uue teema paika paneme, mis on see uue kokkusaamise programm, kõik seda laadi küsimused ja ka muidugi need dokumendid, eelnõud, mida vastu hakatakse võtma, siis kõik need me töötame välja, vaatame läbi. Ja siis osa koosolekut on meil Skype'i teel, et ei ole sugugi kerge, kui üks inimene on pärast Iraanis ja teine osa on veel telefoni teel kuidagi ühendatud ja keegi on kuskil Lõuna-Aafrika Vabariigis ja siis sa üritad inglise keeles, kõik räägivad natuke erinevate aktsentidega ja siis vahel on seal viivitused ka sees sellele helil ja kõigil ja siis üritad seda juhtida, et see on päris kõva kogemus, aga nüüd järgmine suur asi on see, et septembri alguses on siis nii selle büroo, kui seal on veel üks teine büroo, ma ei hakka isegi pikalt lahti seletama, siis nende suur ühisistung on Tallinnas, et see on siis tänu sellele, et eesistuja või president on Eestist, siis see on nagu tema õigus, et kutsuda, viia läbi üks selline tähtis vahekoos oleks siis Tallinnas. Ja sinna tuleb siis, kui paljude riikide esindajaid? No 100 kindlasti. Ei, nii palju sinna ei tule, seal on see väiksem need, võib-olla paarkümmend või midagi taolist, aga need on just need arutelud, et mida siis seal 193 riigi arutelule ette panna. Aga siis sellega seoses me teeme konverentsi ka ja ootame külalisi nii Argentiinast kui Singapurist, et igalt poolt. Kas Eestil on Argentiinale või Singapurile või Bangladeshile või mis tahes maailma eksootilisele punktile midagi ka keskkonnaalaselt õpetada? On meil mingi sõnum neile? Kindlasti on, et kui ma seda üldist pilti vaatan, muidugi, et huvitav on see, et seal Lõuna-Ameerikas ja Ladina-Ameerikas nad on tihtipeale väga, võib-olla eestlaste selline tüüpiline eelarvamus on, et nad on kuidagi meist maha jäänud.
Keskkonnateemadel nad väga teadlikult teevad, samamoodi nagu Euroopas tehakse väga selliseid edumeelseid arengukavasid, mõeldakse läbi taastuvenergeetika, saastatuse vähendamine, kõik seda laadi teemad, et seal paljud riigid on väga aktiivsed, et suured vaidlused tihtipeale on, ütleme, sellised jõukamad riigid versus Aafrika, aga kus nad näevad neid teemasid teistmoodi ja tihti neil ongi probleemid on mõnevõrra teistsugused, mida nad esile toovad ja siis seal see rõhuasetuste vahe on seal kõige suurem. Aga muidugi kui sellisele kogule lähed, ega nad siis ju Eestis nüüd detaile ei tea ja me peame arvestama, et nende jaoks oleme meie üks osa nendest jõukatest riikidest, et meile endale võib tunduda, et mis nüüd meie, et võrreldes seal Saksamaaga või ma ei tea kellega on ju, aga üldiselt enamuse nende riikide jaoks, kui ma nende teiste riikide ministritega räägin, siis nemad panevad meid ikkagi sinna jõukat riikide patta, mida me ju statistika järgi ka üha enam oleme ja vaatavad meid nagu osana Euroopa Liidust, millele muidugi see kindlasti veel omakorda kaasa aitas, et me Euroopa Liidu eesistujad olime, et kuidagi meid seostatakse veel. Võib-olla isegi see natuke häirib mul seda eesistumise tööd natuke, et ma tunnetan, et ma püüan ju või pean esindama kõiki. Ja olema seal see, nagu Euroopa puhul ka öeldakse, see erapooletu vahemees. Aga vahel käib, ma tunnen, et sellest teiste suhtumist käib läbi, et teie Euroopast, et see on see hoiak. Ja umbes, et sina tuled oma Euroopa muredega siin, aga ma püüan alati rõhutada, et ei, ma olen kõiki esindamas siin. Bangladeshi inimestel ongi raske selgeks teha, miks nad peaksid kõigepealt tegelema keskkonna saastumise vältimisega. Ei, nad saavad aru küll, ja väga palju räägitakse ka sellest, kuidas kliimamuutuste teema on ju väga suur, saastatus on väga suur, põllumaade hävimine, kus kõrvestumine, kus kõrv võtab üle põllumaad, et kogu keskkonna temaatikast räägitakse hästi palju seoses vaesusega. Et see on väga tihedalt seotud need teemad, et siin ei saa kuidagi öelda, et see on umbes selline jõukate selline hobi, et siin kasvatame armsaid taimi ja loomi, vaid see on ikkagi väga ka vaesemate riikide jaoks väga oluline teema. Keskkonnateema on väga kuum ka Eestis, nagu me teame. Ja on kasvamas selgelt näha. Ja viimase aasta kõige põletavam teema oli Tartusse planeeritav tselluloositehas, mis tänase seisuga jääbki ehitamata. Miks ta jääb ehitamata? No igal juhul jääb ta sinna Tartusse ehitamata, aga kui ma õigesti aru saan, siis päris nüüd Tartu linna territooriumile polnudki teda plaanis ehitada. No Tartu lähipiirkonda, jah. Aga eks siin läks nagu ilmselt mitu asja valesti, aga põhiline ikkagi see, et kui ikka kohalik omavalitsus ei toeta ühe ettevõtte tootmise, mille iganes rajamist oma territooriumile. Ja see võitlus või selle nii-öelda jõuga tegemine on üsna lootusetu üritus, et räägime me ettevõtja tasemel või keskvalitsuse tasemel, et nii või naa, ja eks lõpuks raha läheb ka sinna, kus teda ikka oodatakse ja talle võimalusi luuakse. Et minu teada ikkagi ettevõtjad suhtlesid ka Tartu linnapeaga juba eelnevalt ja kõik oli kursis ja aga ühel hetkel mindi sellist populistlikku trummi lööma. Et ega mina ei oska ka öelda nüüd, et kas seda oleks saanud ehitada Emajõe äärde või mitte. Ma arvan, et keegi ei saa seda täna täie kindlusega öelda. Aga selleks oligi vaja teada, kuna see uuring jääb tegemata. Kuna jah, et see on nagu huvitav juhtum sellepärast, et kui me mõtleme ümber, igaüks võib mõelda oma kodukandis või teemad, mis teda on erutanud, mingid ehitused, rajatised, mis iganes, alati on ikka vastaste põhiargument, et me peame keskkonnamõjusid hindama. Me peame uurima keskkonnamõjusid loomulikult lootusega, et siis tuleb täiendavaid vastuargumente. Et see on nüüd minu teada küll ainulaadne juhtum selles mõttes, et just vastased ütlesid, et me ei tohi mõjusid uurida. Mis tähendab, et ju siis nemad kartsid, et sealt ei tule vastuargumente, vaid pigem tuleb argumente, et siiski see oleks nagu võimalik. Vähemalt nad kartsid seda. Ma ei oska öelda, kas see nii oleks läinud.
aga see on selles mõttes pretsedenti loov juhtum. Või oli see teema nagu puhtas umbusus, et lihtsalt ei usaldatud eriplaneeringut kui nähtust kui sellist, kahtlustati juba ette Tartu piirkonna inimeste poolt, et see on Est-Fori tehasele nii-öelda soodne, selle lõpptulemus. No eriplaneering on ju uus asi meil seaduses üldse. See oli esimene selline riiklik eriplaneering sellise mehhanismiga, et seni on tuntud näide, võib-olla kõige rohkem Eestis on Nursipalu kaitseväe harjutusväljakul, mis see õige nimi. Et seal on juratud ju, ma ei tea palju aastaid, üle 10 kindlasti, edasi-tagasi ja siis kuidagi ühtepidi ja teistpidi ja kohtute vahet. Et eks selle asja mõte oli, kui seda seadusemuudatust tehti, et on mingi võimalus riigil kehtestada selgelt. Aga nüüd, kuna see esimene juhtum oli just tegelikult selline, kus huvitatud osapool oli eraettevõte, siis eks see pani sinna seda vürtsi ja tuld juurde ja tekkis see konflikti olukord ja ilmselt õppetund on see, et need asjad peavad käima käsikäes kohaliku võimuga kokkuvõttes. Eks alati on vastaseid. Me näeme siin erinevaid... Nad ikka suhtlesid ju kohalike võimudega päris intensiivselt ja päris pikka aega, aga tulemusena mingil hetkel käis see selline krõps ära ja kohalik võim väga selgelt vastandus kogu projektile. Ilma seal oli sellist puhast populismi, kui me tagant järgi vaatame, mis siis toimus? Seadust muudeti kuskil vist lõplikult võeti vastu seaduse muutmine, mis seda laadi uuringute rahastamise kõik läbi viis ja kõik said ju aru, Riigikogus ju kõik said aru, millisest objektist on juttu, kui seda seaduse muudatuska arutati, vähemalt ühena teiste seas. Seda muudeti juba ju möödunud aasta alguses, kuskil möödunud aasta maikuus, kui ma nüüd õigesti mäletan. Siis jah, möödunud aasta maikuus algatati see eriplaneering. Tegelikult oli ju vaikus. Möödunud aasta oktoobris toimusid kohalikud omavalitsusvalimised. See ei olnud ju sisuliselt ainuke valimisnimekiri, kes sellest tõsisemalt rääkis ja jõulisemalt oli tegelikult Isamaa tol hetkel IRL-i linnapeakandidaat ja valimisnimekiri, kes ütles, et see on ikka üks kahtlane asi, et see peab vaatama, mis siin toimub. Kui me eksis, ta isegi ütles ühes debatis välja Tartu linnapeade debatis, et tema ei usu, et olemasoleval kujul see projekt oleks Tartu linnas võimalik, Tartu piirkonnas võimalik teostada. Jah, aga mitte küll ei olnud isegi tol hetkel see nii kategooriline, eks ole, ja tänane Tartu linnapea, tema küll oma valimisplatvormis kuidagi sellist sõnumit üldse ei edastanud ega seda laadi lubadusi andnud. Tehti valimised rahulikult ära, läks veel mõned kuud rahulikult mööda. Sisuliselt oli selleks ajaks 9 kuud kindlasti mööda läinud. Ja siis järsku öeldi, et oih, pahasi. Et see ei ole ka vastutustundlik käitumine. Aga oleme selles olukorras, kus oleme, et ma arvan, et nüüd kui need ettevõtjad või keegi teine ettevõtja seda laadi tehast tahab ehitada, muud laadi tehast ehitada, siis ilmselt tuleb kohalike omavalitsustega asjad läbi arutada, aga mitte võib-olla ainult kuskil uste taga, vaid võib-olla mingi väike kavatsuste protokoll läbi arutada, ühine mingi plaan. Võtta ka mingisugune selline lubaduse laadi ja asi või vähemalt mingi kinnitust sellelt kohalikult omavalitsuselt, et nad on selle asjaga kaasas. Et muidu pärast vaadatakse, kus tuul puhub. Kuigi kui selline protokoll ka Tartul oleks olemas olnud, siis selliseid rahvakogunemisi nagu näiteks Tartu Kett, kus üle 4000 inimese vist protestis tehase vastu, või siis see kurikuulus koosolek, mis lõppes siis Isamaa osade Tartu piirkonna inimeste nõudmisega, et keskkonnaminister peab ametist lahkuma. Ja ega aga jää kohe hätta sulle vastus, et põhiline on ju ikkagi see, et kas see info on nagu tõene või mida levitatakse või külvatakse lihtsalt sellist nagu emotsiooni, et ei taha ja paha ja ei ole vaja uurida nii, et kui kohalikud võimukandjad võtavad selle lipu ja hakkavad seda laadi retoorika vehkima, siis ongi juba pärast seda ongi keeruline.
ma saan nendest inimestest aru ja ma saan nende inimeste hirmudest väga hästi aru. Aga sellele saavad... Kas on mingi nõukogulik arm meil, et meie jaoks on kõik tehased põhimõtteliselt ühtmoodi hästi koledad ja hästi saastavad ja meie elukeskkonda hävitavad? Ma arvan, inimesed mõtlevad erinevalt ja ei saa ju ühte patta panna. Tõsi on ju see, et meie jaoks sõna tselluloosi tehas, kahtlane värk, eks ole, et meie mäletame seal Sossimäe peal mingid kahtlast haisvat tehast, eks ole, seal Kehras toimuvad, sest üldiselt on asi paremaks läinud Kehras, nad on päris kõvasti investeerinud tegelikult õhupuhtusesse, aga me ju teame, et seal on tõsiseid probleeme olnud. Et kui võrdluseks võtame Soome, kus on umbes paarkümmend toimivad tselluloosi tehas ja plaanitakse, ma olen kuulnud Soome ministrit räägib, et vähemalt 5 uut. Ja neil on see kogemus kogu aeg, nad on elanud nende tehaste kõrval. Et see on, mul oli väga huvitav, käisime võrdluse kõrvalt, et käisime Leedu minister viis meid Ignalina tuumajaamale. Päris seisime seal reaktori, endise reaktori, või selle koha peal seal koos Läti ministriga, Leedu ministriga ja rääkis, mis nad praegu teevad ja kuidas nad seda kõik ohutust toovad ja mis on kõik. Seda kohalikud elanikud on väga kurvad, et see kinni pandi ja väga kurvad, et uut jaamasi ehitada ei saa. Et kohalik elanikud on väga selle tuumajaama poolt, seal on tööd, seal on võimalusi. Kui meil keegi ütleks täna, et teeme tuumajaamas ja kuhugi, ma arvan, et neid meelavas saaks vist päris palju olema, eks ole, et see on see kogemuse puudumine. Ega elus on ikka nii, et kõik tundmatu on hirmutav, et eks see on, räägime me, ma ei tea, teisest rassist või millest iganes, et kui nii kaua, kui sa ei ole nende inimestega kokku puutunud, siis tundub see kõik kahtlane värk, kui sa reaalselt nende inimestega suhtled ja koos oled. Et samamoodi on nende ehitistega. Soomlased on kasvanud nende tselluloosi tehaste paberitööstuse kõrval, see on oluline osa olnud nende majandusest. Ja eks siis kokkuvõttes tehakse võib-olla Soome üks tehas rohkem ja Eestis üks tehas vähem võib-olla, aga võib-olla tullakse kuidagi uue katsega, proovitakse mõne piirkonnaga nagu rahulikult läbi rääkida. Ka see ei ole ju tegelikult välistatud. Miks see teema nii kasvab või miks see huvi nii suur on see sama rahvusvahelised kokkulepped, see, mis toimub ju see, et plastikut tahetakse kõvasti vähendada. Euroopa Liidul on tõsised plaanid, aga need on ka ülemaailmsed. Et kui ma ministriks sain, siis ma suhteliselt seal alguses Euroopa Parlamendis ütlesin sellise lause, et kui nii jätkub, siis teadlaste hinnangul on varsti ookeanis plastikut rohkem kui kalu. Ja siis mõned inimesed muhelesid, mis jama ta ajab. Aga nüüd on neid videosid levitatud ja inimesed on näinud, et see on tohutu probleem. Plasti hakatakse vähendama ja sisuliselt on küsimus selles, et tulevikus, ma ei tea, kui me tellime internetis endale uue mobiiltelefoni, siis ta ei ole pakendatud mingisse mullikilesse või plastikusse, millessegi muusse. Hoppi? Suure tõenäosusega, jah, kartongi. Ja sealt see surve tuleb ja see on see, miks investorid tahavad täna investeerida seda laadi tööstusesse. Aga kuidas ikkagi, me rääksime juba, et see meelemuutus tegelikult kevadel tehase suhtes toimus väga äkki ja see väga järsku sel kevadel pilt muutus ja kõik olid üksmeelsed vastaliseks justkui Tartu piirkonnas muutunud. Võib-olla märgiline oli seal siis Tartu volikogu erakorraline koosolek. Väga emotsionaalne koosolek. Kuidas seal see niimoodi juhtus, et lõpuks ei olnud saalis vist mitte kedagi, kes oleks selle tehase poolt? Ja ma mõtlen kohalike volinikke. Seal oli ju nii, et osa inimesi hääletanud, et volikogu liikmed seal fraktsioonide sisuliselt liidrid tegid omavahel kokkuleppe ja et nii-öelda vastuhääli ei tekiks ja siis veendi oma fraktsioonide liikmeid, kes oleks muidu tahtnud teisiti hääletada, et nad jätsid hääletamata, lahkusid varem ja hääletanud ja iganes. Et oli ka teistsugust arvamusi, aga see
see ühepoolne surve läks nii kõvaks, et eks neid inimesi oleks tambitud nagu kõvasti, et ma ütlen veel kord, mina ei ole kindel, et seda tehast oleks saanud sinna ehitada. Minu loogika oli lihtsalt see, et uurime asja ja käitume nende seaduspäraselt, nii nagu meil need reeglid on, arutame läbi, et ei saa ju öelda, et mul oli ka pidevalt, et üks tuttav professor ütleb nii ja teine tuttav professor ütleb naa. Aga selleks ongi see planeerimisseaduse mehhanism, eks, kui me räägime ka muudest otsustest, siis kaalutaksegi kuidagi läbi, uuringud on ju avalikud, et kui võib-olla sinna pidama enne, et sa viitasid, et aga äkki uuringud ei ole tõesed või kuidagi kasutatakse ära, aga see on ju kõik avalik. Igaüks saab lugeda, igaüks saab näidata, et näed, siin on valetatud ju. Juhul, kui see nii oleks olnud, et ega siis seda keegi nurga taga ei saa kuidagi ära vormistada. Et teine asi on see, et inimlikult, ega kui su oma aia taha öeldakse, et nüüd tuleb suur ja võib-olla haiseb ka, eks ole, ehmatab ära küll. Et eks seal selles debatis tihti peale keeratakse nagu vinti peale. Praegu see kanala juhtum on hea, eks ole, et mõned inimesed räägivad, et seal on nii jube ammoniaagi kontsentratsioon, et inimestel silmad jooksevad vett, eks ole, võimatu elada, mürk, nii edasi. Algus hakatakse pihta, et lõhn, siis järgmisena on juba mürk, siis me pannakse nagu retoorikaga nagu keeratakse, kogu aeg nagu vaadatakse nagu keerada, nagu selle koorma rihmaga tõmbad, nagu kogu aeg nagu lükkad nagu järgmise peale ja tõmbad pingule, et kuni kuskil midagi katki läheb, et see on analoogne, et kasutatakse ka, võib-olla võib öelda, et inimesi hirmutatakse selliste demagoogiliste võtetega ka, et kui võrdlust tuua, eks ole, et suurimad kanalad on Tallinna läheduses suhteliselt kallides elurajoonides, eks ole, et ma ei tea, eks kindlasti on igal pool on omad probleemid, aga ei saa nüüd öelda, et kellegi elu oleks nurjunud selle pärast nüüd seal näiteks Tabasalus. Kas ma õigesti mäletan, et kui see eriplaneering nii-öelda oli hääletamisel, siis tegelikult Siim Kiisler ei hääletanud otseselt selle eriplaneeringu poolt. On see nii? Siis Esfori... Sa mõtled valitsuses? Jah. No ja mina otsisin mingit lahendust, kus oleks otsitud teisi teid. Ma pakkusin korduvalt välja, et laiendada planeeringu ala. Kogu Eesti peale või mitme maakonna peale või... vähemalt, tegelikult oli 2 maakonda, aga kõik see, tegelikult oli ju Viljandi ja Tartu maakond, keegi Viljandi maakonnast sisuliselt ei rääkinud. Seal ei olnud ühtegi nagu vead lahendust, kus oleks vesi kui transport. Ilmselt need veehulgad väikses Emajões ei ole võrreldavad. Aga miks mitte siis rääkida Ida-Virumaast? Mitte jälle selles kontekstis, nagu tahetakse öelda, et kõik see sinna, mis meile ei meeldi, vaid mis mind alati väga solvab ja haavab, et minust on samasugune Eestimaa osa, väga oluline Eestimaa osa nagu teised maakonnad, aga kui seal on see valmis oleks suurem või ei ole sellist fooni, et miks mitte kaaluda, et aga sel hetkel nagu ettevõtja ka, vähemalt mina ettevõtjaga, ma püüdsin hoida ettevõtjaga väga neutraalset suhtlust ja võimalikult vähest suhtlust tegelikult ka, sellepärast, et ma rõhutasin ka ettevõtjale, et keskkonnaminister peab olema, samamoodi see erapooletu arbiiter, kes ütleb, et nüüd me teeme keskkonnamõju hindamise, see peab olema objektiivne, et siin ei saa olla ju kindlasti keskkonnaminister mingi eestvõitleja või tagantsurkija ega vastupidi mingi mahatõmbaja, et peab olema rõhuma sellele, et asjad oleksid läbipaistvad ja ausad. Ja ettevõtja tulistas endale jalga, ütles, et tal ei sobi Ida-Virumaa. Vähemalt riigihaldusministri kinnitusel valitsus ta ei ole valmis selliseks sedalaadi aruteluks, nagu ei ole, ega siis ei saa sundida kellelegi seda peale. Ega see on lõpuks erakapitali, eraotsused, ega ei maksa seda unustada.
Selle tselluloositehase debati käigus väga selgelt kerkis esile ka üks teine oluline keskkonnaalane küsimus, on see, et kui palju meil Eestis tegelikult metsa raiutakse, et kuna see projekt oli nii suur, siis ei oleks reaalselt olnud üldse võimalik Eesti metsaressursiga seda tselluloositehast nii-öelda käitada, oleks pidanud nagu nii puitu juurde vedama, aga sama selle tehase pooldajate põhiargument oli see, et Eesti puitu tuleb paremini väärindada. Ja nüüd ma küsingi, et milline see pilt tegelikult on, et pool seltskonnast väidab, et puitu raiutakse liiga palju, metsa raiutakse liiga palju Eestis ja teine seltskond ütleb, et jah, aga see on kõik väärispuit raiutakse või nii-öelda, et metsa kasvab rohkem, kui me suudame eest ära lõigata. Ja siis see põhivaidlus tuuakse selle juures, et väärispuit lõigatakse maha, aga all-lepa võsa kasvab sinna asemele, mis on justkui ka puiduressurss. Milline see pilt tegelikult Eestis täna on? See on väga keeruline, et siin tuleb nii mitu aspekti läbi arutada, aga kõigepealt esimene asi on see, et ega Eesti puidust tehakse täna ka tselluloosi. Seda lihtsalt tehakse Soomes ja Rootsis. Ja tehti enne ja tehakse praegu ja tehakse homme, järgmine aasta tehakse. Lihtsalt võetakse ega see sama puu võetakse samamoodi maha, aga ta pannakse lihtsalt laeva, saadetakse sinna ja siis seal tehakse see tselluloos ära, et ega ta selles mõttes tegemata ei jää ja isegi kui väga inimeste tihtipeale selles rohelises maailmas meeldib mõelda ka väga globalistlikult, aga isegi kui me mõtleme Läänemere kontekstis, siis juhul kui see vesi, siis eks ta sinna, kas ta nüüd tuleb siis põhja poolt sinna Soome lahte või ütleme Läänemerre laiemalt. Juhul kui see on argument. Aga kui nüüd selle puidu teemasse sisse minna, et siis täna kõlab bürokraatlikult, aga see laia suunana meile kätte see metsanduse arengukava. Ja see on tõesti üks arengukava, mida ju sisuliselt arutatakse. Tihtipeale me teame, see arengukava on selline, eriti väga keegi ei loe, et metsanduse arengukava loetakse. Ja ta on keskkonnavaldkonnas on 2 arengukava, mille kinnitamise on Riigikogu ehk seadusandja jätnud enda otsustada, et üldiselt ikka valitsus tavaliselt kinnitab arengukavast, põlevkivi arengukava ja metsanduse arengukava. Riigikogu on pidanud nii oluliseks. See võeti vastu aastal 2010 siis, see mille järgi me täna tegutseme, järgmiseks 10 aastaks, siis olemasolevaks. Ja see ütleb selgelt, et raiutakse 12 miljonit tihumeetrit kuni 15 miljonit tihumeetrit. Selles vahemikus. Mitte ühelgi aastal, praegu nüüd 8 aastas käib, mitte ühelgi aastal ei ole jõutud isegi 12-ni. Ja raiutakse siis reaalselt palju? 10, 11? 10, 11 jah, sinna mõni aasta 9, 10, kuskil sinna selle 12 lähedale, aga ei ole isegi nii-öelda selle alampiirini jõutud. Et nüüd mõned väidavad, et see on täiesti valesti tehti. See on ikkagi seadusandja otsustada, eksperdid seda koostasid, samamoodi arutasid, loomulikult mõni arvas natuke nii, mõni arvas natuke naa, aga kokkuvõttes ta võeti vastu, otsustati ja selline eesmärk seati. Nüüd me arutame ja see on minu üks suur väljakutse, et jõuda vähemalt selleni, et me paneme lähteülesande paika järgmiseks 10 aastaks. Ja võib-olla seal need mahud vaadatakse ringi. Aga me peame arvestama, et kui me läheme nagu mikrotasandile, ma olen püüdnud mõelda seda, muidu see pilt on hästi suur ja segane, eks ole, aga püüa mõelda nagu ühe krundi baasil, et jah, tõesti, et sa saad ühelt kinnistult, kui me räägime lageraiest, seda teha üks kord, ja siis sa enam ei tee. Ja siis kasvab sinna see mets peale ja siis sa teed jälle. Tsükkel on pikem kui põllul, aga eks see tsükkel on see sama. Igal juhul olemas, eks ole. Et ta käibki nii, vahepealsed aastad seal kuskil 2005, 2007 seal raiuti väga vähe. Et võib-olla üks aasta raiutakse rohkem, teine aasta vähem. Et me peame nagu seda vaatama ja tõsi on see, et vanul, nii nagu meil on inimeste, kui seda väga huvitav vaadata, seda vanuse puud või rahvastiku puud, kuidas meil on noori vähem ja siis eakamaid rohkem ja siis lõpuks jääb vähemaks. Et kui vaadata meie metsa vanuselist koosseisu, siis see on samamoodi, et lihtsalt on selline periood. Et Soome, kui vaadata Soome seda
vanuselist koosseisu metsal, siis ta on palju ühtlasemaks aetud. Aegade jooksul kogu aeg on majandatud niimoodi sihipäraselt, et igas vanuses metsi oleks enam-vähem ühe palju. Aga meil on olnud siin, tõsi, et meie metsa all olev pindal on kõvasti kasvanud, siin sõjaajad, kolhooside loomine, nii edasi. Meil on seda metsastunud ala palju ja see metsastunud ala on tihtipeale just jõudnud sellesse vanusesse, kus omanik ütleb, et kuule, nüüd tahaks sellest ka mingit tulu saada. Ja sellest metsateemast võikski jääda rääkima, aga kahjuks meie saate aeg saab enne läbi. Aitäh tulemast, ma saan aru, et metsa jätkuvalt võime lõigata vähemalt sama palju kui siiamaani. Vastutustundlikult. Vastutustundlikult ja peremehelikult. Aitäh tulemast. Aitäh.